Olen Allar Luik, töötan Erametsade Keskuses ja ma tänan eelnevalt kahte esinejat, kes on teinud väga hea ülevaate selle kohta, mis on metsakasvatuses oluline. See on tõesti teema, millest võiks rääkida tundide kaupa, kunagi oleme me kõik koolis õppinud seda aastate kaupa, aga mina proovin nüüd rääkida mõnes aspektis sellest, mida investor peaks vaatama, kui ta veel võib-olla ei olegi metsaomanik. Metsa omamisel võib olla palju põhjuseid. Üks põhjus on näiteks omaniku tunne või soov oma metsast endale küttepuid teha. Aga need on sellised väga raskesti mõõdetavad väärtused. Ja need on paljude inimeste jaoks olulised, aga tänasel päeval me ei räägi sellest. Siin me räägime sellest, et kuidas 1 euro metsa investeerida ja kuidas sellest rohkem raha kasvatada. Etteruttavalt võin ära öelda, et tõesti miljonit teenida on keeruline. Intressid ei ole kõige kõrgemad. Viimase 6 kuu jooksul on Eestis tehtud üle 1600 metsatehingu. Omanik on vahetanud üle 13 000 hektari ja üle 55 miljoni euro. Keskmine metsamaa hind on siis Maa-ameti hinnastatistika järgi olnud ligikaudu 4000 eurot hektari kohta. Minimaalse hinnaga müüakse neid kinnistuid, millel metsa peale ei kasva, mis on raiutud metsamaa ja kõige madalam hinnaga on siis sellised, kus on veel mullaviljakus ka väga, väga vilets. Näiteks mingi väga vettinud sooala. Ja parima hinnaga müüakse neid kinnistuid, kus on peal siis küps mets, mida saab hakata varsti raiuma. Kõrgeim mediaan keskmine on Valgamaal ja madalaim on ta Pärnumaal olnud selle ajaperioodi jooksul. Eesti on suhteliselt väike riik ja meil hinnad kordades ei kõigu erinevates riigi otstes. Samas Soomes on näiteks Põhja-Soomes, kus mets kasvabki võib-olla nii kõrgeks, võib-olla natukene kõrgemaks, hind 1200 eurot hektarist, Lõuna-Soomes Helsingi ümbruses 5100 eurot hektarist. Suurbritannias ja Saksamaal on olnud viimaste aastate keskmised hinnad ligikaudu 13 000 eurot hektarist. Üks võrdlus veel selle kohta, et kui palju tehinguid selle varaga tehakse, mis on siis mets ja metsamaa. Eestis viimase aasta jooksul on müüdud 24 000 hektarit. See on 1% meie metsamaast. Kokku on Eestis siis umbes 2,3 miljonit hektarit. Paar aastat tagasi müüdi Saksamaal aasta jooksul 34 000 hektarit. Neil on võrdluseks 11 miljonit hektarit metsa kokku. Ja Suurbritannia, mis on ligikaudu sarnase metsapindalaga nagu Eesti, seal müüdi 6000 hektarit. Ma ei oska öelda, kuidas Eestis trendid tulevikus muutuvad, aga siin on võrdluseks 2 riiki, kus on selline pikaajaline omandisuhe. Inimesed on pikalt olnud metsaomanikud, nad ei müü nii kergekäeliselt. Ma millegipärast arvan, et tulevikus metsamüük natukene Eestis väheneb. Eelnevad esinejad on väga hästi rääkinud, et mis varas on, mida me siis ostame. Üks on siis see muld või siis see maa, millel see mets kasvab, ja teine on siis sellel maal olev mets. On ta siis noormets või on ta küpsmets. Näitena lihtsalt, kui maa väärtus on 1000 eurot ja selle kasvava metsa hinnakuline turuväärtus 6000 eurot, siis selle vara väärtus, millest investor võib huvituda, et osta nii-öelda õiglase hinnaga seda vara, see võiks olla ligikaudu 7000 eurot siis. Väga kirvega lüües. Öeldakse, et investori parim sõber on liitintress. Nii ta on ka ilmselt. Ja metsa puhul on seda natukene raske nüüd hinnata, et mis on intress ja kuidas see toimib. Mets kasvab noores eas väga kiiresti, aga kui mets saab vanemaks, kui mets on jõudnud oma raieküpsusest, millest siin ennem on räägitud, siis hakkab ta maht ja kvaliteet vähenema, graafik läheb allapoole. Kui see oleks nüüd liitintressi graafik mingi firma aktsia, kus on pidevalt dividende reinvesteeritud, siis see graafik ei läheks mitte niimoodi ja siin ei hakkaks allapoole minema, vaid siis see graafik läheks kogu aeg üha kõrgemaks. Metsa puhul peab investor aru saama sellest, et kui ta on jõudnud siia küpse metsa ikka
ja ta võtab oma metsast välja selle teenitud tulu, olgu see näiteks 10 000 eurot hektari kohta, ta ei saa seda samat 10 000 eurot panna samale metsamaa hektarile tagasi uuesti tulu teenima. Ta peab selleks kas oma metsamaa valdusi laiendama või investeerima seda kuskile mujale. Siin taaskord 2 näidet selle kohta, et kui palju siis erinevad metsamaad väärt võivad olla. Eelnevad 2 ettekandjat on teinud väga ülevaate sellest, et miks on vaja metsa hooldada, miks on vaja metsa istutada. Kui investor ostab 1000 euroga tükikese maad, 1 hektari, ja ei tee seal peal mitte midagi, siis seal 30 aasta pärast on mingisugune lepapõsa. Ta saab selle ära raiuda ja ta saab sellest tulu näiteks 1000 eurot. Tema algne investeering oli ka 1000 eurot. Ta on 30 aastaga teeninud 0 eurot. Arvestamata raha väärtuse muutusi ja kõiki selliseid asju. Lisaks on veel metsa omamisel maamaksukulu, mingid muud halduskulud, mis võivad selle asja siis lõpuks isegi miinusesse viia. Samas, kui investor ostab selle metsamaa, istutab sinna, hooldab seda metsamaad, teeb seal kõiki neid hooldusraieid, mis on vaja. Ta maksab esimese perioodi jooksul kõigepealt metsamaa hinna ja siis veel paar tuhat eurot siin otsa. Aga 20 aasta pärast saab ta juba esimesest hooldusraiest või sellest vahekasutusraiest mõni tuhat eurot tagasi. Ja selleks ajaks, kui see mets on raieküps, saab ta sealt tagasi juba palju suurema summa. Sellise arvutuse järgi on tema aastane tulusus 117 eurot hektari kohta aastas. Lisaks ennem juba mainiti, et Eestis on praegu olemas metsandusse suunatud toetused, mille eesmärk on just aidata kaasa heakvaliteetiliste metsade kasvatamisele. Nende kohta saab täpsemalt infot Erametsakeskuse koduleheküljelt ja oma piirkondlikest metsaühistutest. See võib aidata investoril natukene tulusust tõsta. Investor peab alati mõtlema ka selle peale, et kui ta oma raha sisse paneb, kas ja kuidas ta selle raha sealt välja saab. Mets ei ole just ülemäära likviidne investeering, seda ei saa müüa nagu aktsiat 5 korda päevas. Aga samas metsamaad saab müüa. Kui on vaja metsamaalt raha kätte saada, siis paari päevaga leiab tõenäoliselt Eestis täna ostja, aga see ostja ei osta seda ilmselt hea hinnaga. Kui on soov seda keskmise turuhinnaga käesolevat maad müüa, siis kulub sellise tehingu peale ikkagi 6 aega julgelt, et leida see hea ostja. Ja ostjatele atraktiivsemad on loomulikult hea ligipääsuga, heal ja viljakal mullal kasvavad metsad ja sellised, kus ei ole seda metsanduslikku võlga, nagu eelnev esineja mainis, kus on tehtud kõik vajalikud tööd. Ja lühiajalise investeeringu korral ostu-müügihinnalt vahelt tulu väga teenida ei saa. Metsamaa hind küll kõigub, aga mitte väga palju. Sellel juhul, et sealt olulist tulu teenida, peab see investor kas ostma alla turuhinna või müüma oluliselt üle turuhinna. Ja Eestis tehakse väga palju tehinguid, meil on turuhind suhteliselt hästi siiski paigas. Aga nüüd sellest investeeringust saab raha välja ka raiudes. Metsa võib raiuda siis, kui ta on raieküps ja kui ta vastab Eestis kehtivatele õigusnormidele. Ja reeglina selle lõppraiega saab suure osa sellest esialgsest investeeringust tagasi. Aga investor peab alati hindama et kui palju tal see algne investeering oli, mis mets seal peal kasvab ja ka sellega, et ta peab panema kasvama uue metsa. Seega peaks investor endalt küsima, et ennem kui ta hakkab seda maad ostma või investeerima metsa, et kui kiiresti ta tahab investeeringust väljuda, millist tootlust ta ootab. Nagu eelnevalt mainitud, mingit suurt tootlust ei ole. Mina tõin välja 5%, mis võib olla heal juhul võimalik pika perioodi jooksul. 15%, mis on see investorite soov, et 5 aastaga raha kahekordistada, seda metsast kätte saada normaaltingimustes ei ole võimalik. Ja investor peab mõtlema ka sellele, et kuidas oma investeeringul silma peal hoida, sest mets ei saada kord kvartali aruandeid. Te peate ise metsas käima. Eesti maksuseadus soosib praegu väike metsaomaniku selles mõttes, et tal on mõned tulumaksuvabastused. Kui te teete mõne väikese investeeringu, teil on mõni hektar, on tõenäoliselt mõistlikum või endale mugavam
teha seda ja osta seda maad endale kui eraisikule. Kui aga jutt käib suuremast metsaomandist, ma ei saa öelda mingit ühte kindlat numbrit, aga ütleme suurusjärk 50–100 hektarit, kus iga aasta võiks raiuda mõne hektari, siis sellist metsa mõistlikum majandada juba oma osaühingu või mingi sellise ettevõtlusvormi kaudu. Kui nüüd investor on need mõtted oma jaoks läbi mõelnud ja mõtleb, et kus neid metsapakkumisi saada, siis on valikus mõned oksjonikeskkonnad. Oksjonikeskkondade pluss on see, et sealt saab teada väga hästi selle turu hinna, mis hinnaga reaalselt tehingud on tehtud. Kui teil on samas mingi kindel paik, kus te soovite seda metsa osta, vanemate kodu, enda suvila, suhelge seal naabritega. Võib-olla oskavad nemad öelda, et keegi naaber müüb. Vaadata võib ka kinnisvaraportaale, aga kinnisvaraportaalides on tihtilugu hinnad sellised, nagu tõesti hakkaks keegi siia teist olümpiahotelli peale ehitama. Ja üks viis on tihtilugu küsida ka otse metsafirmadelt, et kas teil on selles piirkonnas mingeid maid müüa. Metsafirmal ei ole tihtilugu seda nii põlist sidet, et ma tahan selle pärandada oma lastele, vaid sageli võib olla, et kui see ikkagi raamatupidamislikult asub müüa, siis ehk saab kaubale. Sellest, et millist metsa osta, missugune mets peaks olema, on eelnevad kõnelejad juba palju rääkinud. Ma selle koguse kohta ütleksin nüüd seda, et pean silmas hektareid. Kui te olete investor, teil pole ühtegi metsatükki ja te elate Tallinnas, ei ole mõtet osta Võrukanti 0,1 hektarit. Selle metsa vaatamise, hindamise, kõik halduskulud on nii suured, hilisem raiekulu on nii suur, et see ei tooda teile mingit tulu. Metsa hinna arvutamisel on abiks metsamajandamiskava ja sageli tasuks pöörduda ka vastava kogemuse puudumisel piirkondliku metsaühistu poole. Metsaühistutes töötavad konsulendid, kes annavad nõu selle kohta, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik. Siin on üks näide ühest juurdepääsuta metsast. Ilus metsatükk, mine tea, võib-olla on isegi odavalt müügis kuskil, aga kui te soovite hakata seda metsa kunagi raiuma, siis tõenäoliselt leiate puude küljest palju naabreid, kes ei soovi, et seda metsa raiutakse. Järgmine, naabreid ei ole, aga te peate näiteks siia alla tooma selle puidu välja, siin on tee, kuhu saab autoga tulla. Ja kui teie mets on siin üleval, siis te peate saama ikkagi nõusolekud, et vedada see puit läbi mingite maaüksuste. Kui naabrid ei anna seda nõusolekut, siis teil pole selle investeeringuga midagi peale hakata. Mets võib olla väga odav hinnaga müügis, aga te ei saa sealt kunagi tulu. Võimalik, et ehmatasin kellegi nüüd ära selle eelneva jutuga, et see mets ongi selline madala hinnaga, madala tootlikkusega investeering. Ma toon välja ka mõne alternatiivi, mille peale võib ka investor mõelda. Eestis on paar tulundusühistut, kes investeerivad oma liikmete rahaga metsamaasse ja siis majandavad seda. Siin on nüüd välja toodud, kindlasti iga investor peab ise hindama, et kas selle ühingu eesmärgid ja tegevus on see, mis läheb nende investeerimisplaaniga kokku, aga samas uurida ju võib. Ja miks mitte mõelda ka selle peale, et näiteks Helsingi ja Stockholmi börsil on siin 4 firmat, mis ma tõin välja, kes on ka metsaomanikud. Võrdluseks siis taaskord, et Eestis on 2,3 miljonit hektarit metsa, aga nende ettevõtete aktsiaid ostes näiteks on võimalik saada ka metsaomanikuks. Nii nagu igale investori lõpetatakse, et aktsia on omand firmast. Selliste ettevõtete puhul ei saa mitte ainult metsamaad, vaid saab ka metsanduslikud tarneahela, metsanduslikud ettevõtted. Mõnel neist ettevõtetest on Eestis ka mõni tehas. Eelnevalt on juba öeldud, mets on pikaajaline ja stabiilne investeering. Ta ei nõua väga sagedast jälgimist võrreldes mõne väga riskantse ettevõttega, mille aktsiad võib-olla plaanite omandada. Mõne ettevõtte puhul peate iga päev jälgima uudiseid, et kas on minemas pankrotti või on tulnud uue leiutisega välja või kas mõni ravimifirma on koroonavaktsiini nüüd valmis teinud. Aga samas aastas korra tuleks ikka metsa vaadata.
investeeringu tegemine ja investeeringust väljumine võib võtta aega ja on keerulisem kui näiteks aktsiate müük. Ja kui ei ole neid metsanduslikke teadmisi, otsige nõuannet metsaühistutest näiteks või mõne tuttava käest, kes töötab metsanduses. Aitäh! Aitäh! Meeldetuletus, et küsimusi on siis võimalik postitada Facebookis ülekande alla kommentaariumisse ja üks on sinna ka jälle laekunud. Kui palju suurendab hektari juurdekasvu asjaolu, kui 3. ja 4. boniteedi metsades veed voolama saada? Jah, kiidan küsimust, väga küsimus. Ma jätaksin selle numbri praegu ütlemata. Ma ei oska seda kindlat numbrit niimoodi öelda ja eks see sõltub veel paljudest asjaoludest. See, et mets ei oleks ülevõetatud, on väga oluline. Metsandust õppivad inimesed võrdlevadki seda, et kui on mingi metsaala, kus ei ole kraave ja kus on kraavid, kuidas on see mets seal kasvanud kraavide kõrval ja kraavidest eemal. Ühel juhul võib-olla see mets kasvab sinka-vonka vasakule paremale, aga mitte üles. Aga teisel juhul, kui need kraavid on tehtud, siis selle puu kasvutingimused paranevad oluliselt. Ta saab kasvada enamus aega valdavalt kuivast, tal ei ole seda pinnast kogu aeg ülevõjutatud. See on oluline investeering. See ilmselt toodab selle kulu tagasi. Ma jätaksin selle numbri siiski praegu ütlemata. Kas meil on saalist ka küsimusi? Tundub, et hetkel ei ole. Üks on. Nii. Ma annan sulle igaks üks mikrofoni ka, siis ülekanne kuulajad kuulevad ka. Ma ütleks ühe kommentaari lihtsalt sedasi, et me oleme ise toimetanud seda metsamajandamist niimoodi, et meil on usk ja see üle 20 aastaste pikkuste perioodide finantsarvutused on üpris ebatäpsed ja nende tegemine tihtipeale ei olegi väga mõistlik, sest kas keegi meist oleks 20 aastat tagasi osanud öelda, mis on täna metsamaa ja puidu hind või mis see saab olema 20 aasta pärast. See ebakindlus on nii suur, et ma arvan, see intressi arvutamine edasi-tagasi on üpris kaheldava väärtusega. Tänane kõrgema maa hinna ja selle puidu hinna tõus on põhinenud ikkagi väga suuresti usul. Täpselt, nii on. Aga jah, aitäh Alarile ettekande eest.